Kallis Nõo valla ja Nõo kihelkonna rahvas, tervitan teid kohe-kohe algavate jõulupühade puhul. Juhan Liiv on ütelnud, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Aga minul tekib küsimus, et mida sellest minevikust siis ikkagi mäletada. Ja tänases jõulutervituses ma tahaksin välja tuua 6 asja. Kõigepealt aasta 1939, mil sündis Nõo vald ja siitkandi inimesed said kohaliku omavalitsuse. Siis aasta 1918, mil meie rahvas sai oma riigi. Veel ajast tagasi, 1869, esimene üldlaulupidu. Mina loen seda Eesti rahvuse või siis rahvusliku eneseteadvuse sünni aastaks. Aga aasta 1483, Nõo kihelkond, esmamainimine. Siit kandi inimesed said endale kultuurilise identiteedi, mis kestis rahvapärimuste ja rahvariiete, rahvalaulude läbi sadade aastate. Veel tagasi, 1319, meie nimi Nõo, esmamainimine Johanneste Nügelist. Arvatavasti sealt see pärineb. Ja siis viimane aasta, mida tahaksin meenutada, 2022. Sellel aastal avas Issand akna igavikku. Kinkigu tema meile usku, lootust ja armastust, et me selle akna enda jaoks leiaksime. Ja tahaksin soovida teile rohkesti õnnistatud jõuluaega, uut aastat. Ükskõik, milline see meie jaoks ka ei tuleks, meil on millest kinni hoida, sest kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikku. Õnnistatud jõulupühi ja uut aastat, kallis Nõo valla ja Nõo kihelkonna rahvas.